Peale vahasulatust tekib mesinikul küsimus, mida ma teen kasutatud kärjeraamidega? Kas saab neid uuesti kasutada? Kui jah, siis kuidas oleks võimalik need puhtaks ning desinfitseerituks saada? Selleks võib kärjeraame keeta seebikivi lahuses. Tulemusena saame puhtad ja desinfitseeritud kärjeraamid. Protsessiks on meil vaja küttekeha. Sobiv on puudega köetav väliahi. Keetmiseks vajame vaati. Selleks sobib 200-liitrine plekkvaat, mis on väljastpoolt soojustatud villakihiga. Vaat ei tohi olla seestpoolt tsingitud, sest seebikivi reageerib tsingiga. Enne kui hakkame raame seebikivis keetma, tuleb end kurssi viia ohutuse nõuetega. Seebikivi ehk naatriumhüdroksiidi näol on tegemist tugevalt aluselise ainega, mis reageerib erinevate metallidega, on söövitav nahale või silma sattudes. Ohtude vältimiseks peame kasutama isikukaitsevahendeid, kummikindaid, põlle, respiraatorit, prille, kummikuid. Ohutuskaardi seebikivi kohta leiame aktsiaseltsi Ingle kodulehel, kes on keemiatoodete edasimüüja. Tööde käik. Vaat täidetakse külma veega, tehakse ahju tuli ning köetakse, kuni vesi on läinud keema. Üldjuhul keedetakse raame 3–5% seebikivi lahuses. Selleks lahustame vajaliku koguse seebikivi eelnevalt külmas vees. Seebikivi vette kallates peame arvestama sellega, et aine reageerib vette sattudes ja eraldub soojusenergiat. Sellepärast ei tohi seebikivi kallata sooja ega kuuma vette. Siin videos keedetakse raame 4% seebikivi lahuses. Selleks võetakse 200 liitri vee kohta 8 kilogrammi seebikivi. Lahustati see enne 10 liitris vees ning saadud lahus kallati keedutünni. Kärjeraamid on eelnevalt seotud 20 kaupa puntidesse, kasutades tugevat pallinööri. Pundid tuleb tugevalt kokku siduda, et tööde ajal ei tekiks probleeme. Kui vesi on keema läinud, asetatakse kärjeraamide punt keevasse lahusesse, asetatakse peale raskus ja lastakse raamidel olla keevas lahuses nii kaua, kuni raamidest eraldub sodi. Pinnale tõusnud sodi ja vaht riibutakse sõela abil. Kui vahtu enam ei eraldu ja pind on enam-vähem puhas, tõstetakse raamid välja ning asetatakse uus punt raame keema. Keedetud raamid viiakse kiirelt pesuplatsile ning loputatakse survepesuri abil. Pesemisel peab jälgima, et pesurist tuleva vee surve ei oleks liiga tugev, sest muidu eralduvad puidukiud ja raam muutub karvaseks. Kindlasti tuleb survepesul jälgida, et raamide soontesse ei jääks sodi. Puhtad ja loputatud raamid jäetakse õue kuivama ja tuulduma. Hiljem pingutatakse traadid, joodetakse kärjepõhjad ning kärjeraamid ongi uuesti kasutatavad. Kui kasutatud seebikivi lahus on jahtunud, tuleb see enne utiliseerimist neutraliseerida. pH mõõtmiseks kasutame lakmuspaberit. Neutraliseerimiseks tuleb kasutada soolhapet, mis kallatakse ettevaatlikult jahtunud seebikivi lahusesse. Reageerimisel tekib soolvesi. Saadud lahuse võib kallata kanalisatsiooni või imväljakule.